Seal välikurvis käib üks kala, käib vee peal. Proovime sinna ühe viske. Ota. Tere kõigile! Ühesõnaga, täna tulin peale tööd forelli jälle püüdma. Või vähemalt üritada püüda teda. Eelkõige tulin sellepärast, et eelmisel korral katkise ritva tõttu pooleli jäänud püügipäev lõpuni ikka viia. Aga kuna on tegelikult üldse uus püügikord, siis loomulikult ma alustan juba sealt algusest, kus ma eelmine kord sellest suurest forellist ilma jäin. Praegu olen siin augu juures. Siin teen mõned visked ära ja peale seda lähen alla voolu ja hakkan vaikselt siia poole tagasi püüdma. Nädalavahetusel kalale ei jõua ja otsustasin täna reede õhtul peale tööd tulla. Siuke õhtune püük jälle teha. Muidu võib-olla ei olekski tulnud, aga see forell jäi kripeldama, kes seal eelmine kord ära läks. Korra ma siin olen ühest suurest forellist veel ilma jäänud, see oli nüüd teine kord. Kolmas kord ma talle ei andesta, kui ta nüüd peaks kogemata ritva otsa jälle tulema. Et ükskord peab õnnestuma see kala kaldale ka saada. Näis siis. Pisike kala. Kivi tagant tuli. Ma ei imesta, kui see sama, mis eelmine kord väike siit otsast ära läks. Seal paistab see kurikuulus kivi. Ma eeldan nüüd, kui see sama väike kala käis otsas, et äkki tuleb nüüd see suur ka. Kui ta patrullib veel siin piirkonnas kuskil.
jah, ega nagu arvata oli, et ega ta nii lihtsalt ei käi. Tuled üks päev tagasi ja püüad kinni. Aga siit ta siis tuli ja see kallas siin on täiesti järsk. No, 1,5 meetrit. Vesi on üle põlve kuskil. Kätte oleks ta saanud, kui ta oleks ära väsinud ja ilusti konksu otsas olnud, oleks vett hüpanud ja kui oleks paras aeg olnud ja kahva võtnud. Aga täna on lihtsalt ilus ja vaikne õhtu. Püüan siit veel, lähen natuke jalutan veel allavoolu ja siis hakkan tulema tagasi. Proovin siit veel pärast. Panin ujuva väikse vooberi otsa, lasen tal allavoolu ujudes. Väikselt kerib. Katsetan siin erinevaid lante läbi ja siit edasi lähen sügavama augu poole aja viiteks. Väike rohkem õhtusse vajub, siis hakkan tagasi liikuma üles vooru. Siin on nüüd üks käänak ja sügavam auk, tüüpiline haugikas. Hakkan siin siis loopima. Enne kui lähen potentsiaalsetele forelli kohtadele. Haug. Forelli kohast. Pealekauba väike ka veel. Ups. Umbes 35 sentimeetrine hauginolk.
kala. Haug, ilmselt haugi moodi on see. Haugi sõit on see täielik. Ja jälle nolk. Trossi vahel ei ole. Õnneks ta ei ole ahminud seda ka tugevalt. Tea, kas see on... Oi jumal, täitsa poisike. Eri väljas. Lõpustes on konks taga. Uus ritt on vähemalt käevalgeks saanud. Püüdnud täna 2 hauginolki ja väikse forelli. Esimene püügipäev tal täna. Tubli ritt. Vahepeal tuli veel üks haug otsa. See on nüüd kõige pisem täna nendest 3. Aga kõige ahnem. Rant jälle siin lõpuste taga on. Mis ma teen sellega? Läks ära. Head aega. Noh. Hops. Väsis ära. Ta elama jääb. Veel kala. See võib olla mõõdushaug. Oleneb, kuidas ta nüüd selle landi endale võttis. Oi. Taha sikutada tugevalt. Trossi endiselt 0. Hoppa. Mõõdu piiril, võib-olla on mõõdus. Hops. Hoppa. Jah. 10, 20, 30. Jääb see ka alla mõõdun. Võib-olla on 40 pluss midagi. Nii. Anna mu konks tagasi, palun.
lasen su vette tagasi niikuinii. Hops. Opa. Mis seal ujub? Äkki oli mingi kobras või? Peab sinna lanti loopima. Kui see mu landi tagasi annab. Nii. Hopsti. Läheb ilusti. Verd väljas ei olnud, sain landi ilusti kätte, jääb elama küll. Ops, jälle auk. Samasugune. Seda oligi arvata. Hops, palju mööda. Seal välikurvis käib üks kala, käib vee peal. Proovime sinna ühe viske. Võttis. Hops. Opa. Oks. Korralik. Väga korralik. Emotsioon on laes. Selline iludus.
1-3-9-0. Lõpetasin ära ka, pole võimatud, kalu võiks ju veel tulla, aga mulle piisab. Ahneks ei lähe. Ja oma emotsioonid olen kätte juba saanud täna. Vot siis, kuidas võib minna. Ühel päeval lähed ja jääd ühest suurest forellist ilma. Ja siis jääb veel püük pooleli tänu sellele, et viskad ridva katki. Ühe forellipüüdja täielik just õudusunenägu. Ja see jääb sind kripeldama ja sa lihtsalt tuled õhtul tagasi. Nädalavahetusel mul aega ei oleks olnud, peale tööd täna reede õhtul tulin ja just tänu sellele tulin, et mul jäigi see forell seal kripeldama, mis eelmisel korral ära läks. Uus rits sai soetatud ja täna sai kõik kuhjaga tasutud. Vägev.
väga hea sai. Nii et minge kalale ja püüdke endale üks kala ja valmistage maitsev roog endale. Näiteks lõkke ääres. Mina jään siia veel lõket nautima ja forelli sööma. Näeme järgmises videos jälle.